Aloha, imelised energiatöö ja energiavõimete seikluse osalejad. Minu nimi Krista Raalaksmi-Titton ja täna tulemas eetrisse hoopiski Palm Desertist, mis on kohe siin Palm Springsi külje all. See on tegelikult alles algus, nii et tere tulemast ja aloha, Aive! Aloha! Toimetan põhitegevusena, toimetan haiglas küll nüüd juba IT-osakonnas, kasutajatugi siis. Ja kuidas sina siia energiatöö ja energiavõimete programmi sattusid, et mis sinu väike motivatsioon oli, mida sa soovisid siit saada? Ja vaata, see teema on mind tegelikult kogu aeg huvitanud. Mind on huvitanud, kuidas see asi nagu toimib. Mis protsessid seal taga on, kuidas see käib, mismoodi see toimib. Ja kui tuli võimalus, siis tuli oma nina sellesse pista. Ja kuidas nüüd see kogemus sinu jaoks oli, et mida sa õppisid selle programmi jooksul, et mis see siis endast kujutab, see energiatöö? See on hästi huvitav ja tõesti sihuke hästi mitmekihiline, et ei saagi sellele niiviisi üheselt vastata, et vot see toimub nii ja nii ja nii või siis teed nii ja nii. Et see on hästi palju erinevaid nüansse. Ma muidugi arvasin, et see on märksa lihtsam, jah? Et tuleb niimoodi, ja on olemas. Ja võib-olla, kui sa mõtled tagasi, mis võib-olla olid sellised ahaa-momendid või sellised vau, või mingid avanemised, või läbimurded, mis sinul toimusid? Ma ei tea, mingeid asju ma nagu ise pole asjaks arvanud, et see ongi nii. Ja ka nagu minu jaoks nagu mingi avastus oli, et küll pealiskaudsemal tasemel, aga et põhitöö ongi ju olnud inimeste nii-öelda vaatamine, mis asi ta siis on või kuidas temaga suhelda, mis kujul, mis toonil, mis moodi. Hetkel see on nüüd kolinud hääle peale, et siis pead hääle järgi otsustama, et kuidas sa talle ütled, Winnie B, Windows B või veel mingi X variant või X nupp, X kohast, vajuta sinna, eks ju. Visuaalselt oli see natuke lihtsam, jah. Aga see oli nagu avastus, et okei. Nii saab ka. Ja nüüd siin programmis tundub, sa said väga palju nippe, kuidas inimestega paremini hakkama saada, kas pole? Ja ikka. Et pigem ka jah, kuidas sügavutis, ma pean ennast üldiselt heaks inimese tundjaks. Vahest üsna valesti asjast arvata. Ja kuidas sinu jaoks toimis selle programmi formaat, et meil oli siin siis nädalas korra väike grupikogunemine live Zoomis ja siis olid meil Facebooki grupp, kus oli siis kommentaare võimalus panna nädala praktikatele ja sai siis ka teiste kommentaare lugeda. Et kuidas see sinu jaoks toimis? See on okei, see on hästi hea. Et minu peal töötab. Isegi kui ma ise olen kitsijagaja. Et siis teiste lugude kuulmine on inspireeriv ja motiveeriv. Ja ikka on. Siis nagu vaatadki, et aga tal on samad teemad. Tema lahendas selle asja nii. Peaks proovima. Just. Ja meil oli ka iga kord väike siis grupi coachingu osa, et kuidas see sinule toimis, et siis oligi, me võtsime ühe inimese teemad või küsimused ette ja käisime need nagu läbi, et kas sealt oli ka midagi kõrva taha panna? Oli ikka, muidugi oli. Aga seal oli ka ju 2 varianti, et kas ühekaupa pikemalt või siis kõigile jupike. Et nii üks kui teine, et olenevalt teemast, et väga hästi töötas. Ja teiste kogemustest oli päris huvitav oli niimoodi, et sellele asjale saab ka teistmoodi läheneda või niimoodi, et ise poleks nagu tulnudki selle peale.
Kuidas nüüd on, kas energiatega tegelemise teema on, et oled nagu enesekindlam, julgem sellega või kardad ikka tonte? Täpsusta, mis need tondid on. Et no ütleme siis, ma ei tea, kummitusi või ma ei tea, mingid asjad tiksuvad või asjad. Kummitustega mul probleeme sellisel kujul ei ole, nad küll ei ole ennast ilmutanud. Noh, vahel mõned kõhedust tekitavad kriiksud kuskil on või noh, jah, aga ei ole seda kindlust. Ikka seda, ma ei oska. Vähemalt on koht, kus edasi minna ja mida proovida. Just, et said terve suure tööriistakasti nüüd, millega tegeled. Just. Ja kuidas Kristeli juhendamine sulle sobis? See sobib alati. Mulle meeldib see siuke teistmoodi lähenemine ja kui vaja, saad Võmmu kuklasse ka verbaalselt, kui muidu aru ei saa. Et ei, minule sobib, et ja samas jällegi sa lased nagu ka, et kui ma ikka tahan seal võsas ragistada ja ei taha sealt välja tulla, no istu siis seal võsas natuke aega. Et lased nagu olla, et. Just, et ei sikuta väga välja. Ja kellele sina soovitaksid seda programmi? Inimesele, kes tahab nagu ka endast rohkem teada, endasse sotti saada, sügavuti minna, aga see peab olema ka jällegi inimene, kes julgeb ka endale sügavalt otsa vaadata ja ausalt. Et see päris niisama kiibitsemine ei ole. Et siit võib tulla üht koma teist välja, kihtida vahelt. Just. Ja siis on olemas tugigrupp, kes saab toetada siin sellel protsessil. Jaa, ikka. Just, väga hea. On sul midagi veel inspiratsiooniks jagada? Kohe nii äkki ei oskagi. Mulle seda on hästi vahva on, et kui vähegi teema vastu huvi on, tasub see läbi teha, see programm. Ja sellel programmil oli ka meil siuke väga eriline eksam, et kuidas see sinu jaoks oli, et oli vaja omavahel proovida siis kõik, mis õppisid, töösse panna. Eks ta oli natuke hirmutav algul. See enda üüratu ebakindlus, kas ma oskan, mis ma oskan, ma ju ei oska, no mis ma nüüd teen. Ja noh, siis tasub ka tehnikale pöörata tähelepanu, et asjad toimiks nii, nagu on plaanitud. Ma ei pea silmas seda videoteemat, aga minu enda kellateemat. Sul oli, panid 10 minuti peale, läks 10 tunni peale. Läks 10 tunni peale, jah. Jah, väike. Ma mõtlesin, miks see aeg nagu üldse tagasi ei lähe, mis toimub? Et juhtub parimateski peredes. Väga lahe. Ja sina panid ka töösse, sa oled meil siin käinud ka uue numeroloogia kursusel ja sa panid ka ilusti töösse uue numeroloogia õpitud siis juba nipid, nii et minul oli ka väga põnev kuulamine, nii et juba tööriistad töös, nii et ei ole midagi, lase siin tolmuda, et panid kohe töösse. Ma vähemalt proovisin, aga see tahab veel harjutamist. Just, nii. Ja nüüd on sul olemas väike energia ohana, kus sa saad harjutada. Just, nii on. Just, väga hea. Aitäh sulle, armas Aive, ja imelist toimetamist imeliste energiatega. Aitäh sulle ka. Mahalo. Mahalo. Nii, aloha, armas Ülle, ja sina oled meil eetris olnud. Meil on siuke väga rahvusvaheline grupp olnud, et hoopis Rootsist. Kuidas sina selle programmi leidsid ja mis sinu siuke eesmärk liituda oli? Tere, mina olen Ülle ja kuna ma olen ühe sinu kursuse teinud ja ma arvan endiselt, et kui sa midagi väga tahad, siis see tuleb ise sinu juurde. Ja eks sina ja sinu kursus tuligi minu juurde. Et mul oli sisemiselt, ma olin juba valmis ja siis oli olemas. Ja see on väga hea. Et ongi vaja lihtsalt väike taotlus välja visata ja juba vutt pakend olemas. Ja. Isegi jõulude välisel ajal tulevad pakendid ukse taha. Väga lahe.
Ja mis olid sinu siuksed ahhaa-momendid või läbimurded selle programmi ajal, et sul oli päris põnevaid kogemusi siin? Ma võtsin programmi enda eesmärgiks tegelikult ikkagi iseennast tunnetada, mitte niivõrd seda, et ma nüüd naabrit või töökaaslast tunnetaksin, vaid pigem, et ma oma tundeid usuksin, nende järgi tegutseksin. See oli minu nagu eesmärk. Ja siis, kui tegelikult ühtäkki nagu teised tundmused hakkavad tulema, siis see ei ole isegi mitte ehmatav. Aga ta on ikkagi uudne asi selles suhtes. Aga mul küsimus läks juba meelest ära, mis sa küsisid. Ja, et ahhaa-momendid või läbimurded, et mis mingid asjad, mis sa kogesid või mis viisid sind nagu teisele tasandile või taipamised, mis tulid energiatöö ja energiavõimetega seoses? See ahhaa-efekt või tunne ongi see, et tegelikult see, et ma püüdsin iseennast tunnetada, ma hakkasin hoopis teisi tegelikult tunnetama. Ja ahhaa-efekt, kui nagu mõtled sihuke lihtsustatult, et energiatöö on ikka täpselt nii, et äkki ma näen aurat või äkki ma näen vaimu või mingi sihuke naljakas mõte käib, siis ma ei mõelnud nagu kunagi seda, et selgelt kuulmine, siis see maitsmine, lõhnataju, mis on ju ka tegelikult väga vajalikud. Ja võib-olla see oli ka üks ahhaa-efekt minu jaoks. Ja kuidas sinu jaoks nüüd siis formaat toimis, et meil oli siis Facebooki grupp ja olid praktikad ja väike live siis nädalas korra, kus sai siis kõik asjad läbi käia ja vastuseid ja grupi coaching? On suurepäraselt. Suht üksik inimene, nagu ma olen, siis mul iga nädal mul oli terve seltskond kodus. Ma ikka lausa ootasin seda seltskonda, et see tuleb, et keegi mul on, et ma saan jagada, et ma saan kuulata, mida inimesed teevad ja see areng, mulle ikka väga-väga sobib tegelikult. Ja Kristel, sa ise ka täpselt nii, nagu Aivegi ütles, et ma ei tunne ennast nagu ebamugavalt. Et kui sa küsid ja tõesti ütled, et ma ei oska vastata, siis mul ei ole pärast piinlik, et appi, kuidas ma nüüd ei osanud vastata. Et siukene voolav ja hästi mõnus. Väga hea. Ja nüüd sinul ka oli väga lahe kogemus siin eksamiga ja sul oli kohe päris huvitavaid siukseid hetki seal, et kuidas see oli täiesti siuke teistsugune eksam, kui sa võib-olla enne oma elus oled teinud, et kuidas see kogemus sinu jaoks oli? No see oli täiesti mulle endale siukene üllatus, 100% üllatus. Kui ma nagu mõtlen, siis siiamaani nagu siukene süda väreleb, sest kui ma hakkasin nagu kasvõi Edat vaatasin ja mõtlesin, ja kuidas need sõnad tegelikult tulevad, kuidas nad siis tulevad, kuidas see pilt tuleb. Et tegelikult, kui teine annab tagasiside, et jah, niimoodi on, siis mul on ikka nagu küsimärk on peas. Sellepärast, et ma nagu ikka ei tahaks uskuda, et see nagu täppi läks või kuidagi siiamaani nagu ei oleks päris olnud see veel. Ja et ongi kogusid hästi palju seda infot ja kogemusi täis ennast ja siis ühel hetkel, kui sa hakkasid tegelema sellega, siis nagu voolas nagu iseeneslikult välja. No võib-olla tõesti, jah. Ja, et siuke väga loomulik protsess oli. Ja kuidas sinu jaoks oli minuga koos toimetada, et kas see sobis sinu jaoks? Väga hästi sobib. Sobis ja sobib, sest nagu ma ennegi juba ütlesin, et ma ei tunne ennast halvasti. Kuna ma ise olen õpetaja, siis mulle mõnikord õpetajatele ei meeldi, kui keegi teine õpetab. siis mul seda tunnet ei teki siin.
et mis ta nüüd ütleb, eks ole, ei ole nii. Ei, ma võtan lahtise südamega ja suurte kõrvadega vastu kõik, mis sa ütled, kas ma panen töösse või ei pane töösse, aga mul on siuke hea tunne, et mul on siuke hästi suur kohver, on asju täis ja ma võin igal hetkel lahti võtta. Ja samas oled sina ütelnud, et sa ei jäta meid üksi. Et kui meil tuleb mingisugune probleem, siis ma võin sulle kirjutada. Sa oled seda ütelnud ja siis ma tean, et ma võin su peale kindel olla. See on super. Ja mulle meeldis väga ilusti ka, kuidas seal eksamil tuli väga ilusti välja meeldetuletus, mis me oleme siin programmis öelnud korduvalt ja korduvalt, et tegime ümber selle vanasõna, et tark ei torma, vaid tark tegutseb. Ja sina oled tõesti hästi mitmel tasandil tõesti härjal sarvist võtnud ja palju asju töösse pannud, nii et väga tubli. Aitäh! Ja nüüd, kellele sina soovitaksid seda programmi? Võib-olla esimeseks soovitakski, kes tahab iseendaga tegelikult tööd teha. Iseennast tundma õppida, et see sobib tegelikult ka suurepäraselt. See iseenda usaldamist õppida läbi selle tegelikult. Olgu see mees või naine, noor või vana tegelikult. Enda usaldust, enda tunnetust õppida. Kõigile soovitaks, kes seda soovib. Väga hea. Ja kuidas oli sinu jaoks väärtus, mis sa said ja väärtus, mis sa maksid suhe? Ma ei mäletagi, mis ma maksin. Väga hea. Järelikult, kui see ei ole mulle probleemi tekitanud, siis see suhe on minu jaoks õige. Kui see oleks rohkem küsinud, siis ma ei tea, mis ma oleks vastanud. Ma tegelikult ei tea. Nii et antud hetkel on kindlasti on kursus rohkem väärt, kui küsid. Aga kunagi ei saa küsida võib-olla ka, ma ei tea, õiglast hinda. Nii et minul on nagu selles suhtes tasakaalus. Just. Ja suur aitäh sulle selle eest, et teie olite ju ka selline lahe pilootgrupp, et see on sellise pilootgrupi eelis ja võib-olla siit ka sulle siuke lõpuküsimus, et kuigi ma ise ei tunne üldse, et sellist tunnet mul endal tekkis, et tegelikult te kõik olite ju katsejänesed, et sellisel kujul, sellises vormis ma tegin nende esimest korda, et kuidas sinu jaoks oli katsejänes olla? Ma ei võtnud ennast katsejänesena, ausalt öelda. Või pigem see, et ma olen katsejänes iseenda jaoks antud hetkel. Siis ma olen nõus katsejänes olema. Ma olen piisavalt julge ja majon šampust ka vahepeal. Just, väga hea. Ja mis sa lõpetuseks ütled huvilistele, kes vaatavad, et no ei tea, kas ikka hüpata pardale ja teha see seiklus läbi? Tasub teha, kindlasti. Esiteks sa saad endale täiesti tundmatud inimesed, kellel ma ütleks, et kuulge, tulge mulle külla. Noh, see tegelikult näitab seda, et milline energia või milline tunnetus tegelikult tekib, vähemalt minul. Et sa nagu tõesti tunneksid neid inimesi. Tahaks ütelda, et ma kirjutaksin sulle veel ja nii edasi. Järjekordselt ma unustasin juba sinu küsimuse ära. Energiat täiega toimetavad. Väga hea. Lihtsalt lõpuküsimus oli, et mis su lõpuküsimus on, et selles mõttes tundub, et on väga hea perekond tekkinud, et nagu sa ütlesid ka eksami lõpus, et vau, et mul on nüüd perekond, kellega ma saan energiatest rääkida. Jah, ütlesid minu sõnadega ilusti lõppu ära. Väga hea, no super, siis suur aitäh sulle, Ülle, oli väga tore sinuga koos toimetada ja imelist toimetamist sulle sinna Rootsimaale. Aitäh! Ja. Nii, aloha Imeliis, tere tulemast ja kes sa oled ja miks sina sellele seiklusele pardale hüppasid? Tere!
olen Liis ja ikka sellepärast, et huvitavad sellised asjad, et meeldib mängida iseendaga ja uurida ennast ja teisi ka sellisel tasandil. Ja kuidas sinu jaoks selle kogemuse formaat toimis, et nagu meil siin oli grupp ja väikesed kogunemised, sul oli võimalus ka praktikat töösse panna. Kas see sellisel kujul andis sulle nii teooria kui praktika võimalused? Ja no see ongi väga suur pluss, et mitte ainult ei räägi, vaid teed ise järgi ja siis mulle ka väga meeldis sinu antud tagasiside, et kes siis kommenteerisid või oma kogemust jagasid, et siis sai just seda sinupoolset nägemust ka, et see on nagu hästi tore, et ise arvad ühtemoodi ja siis vaatad, et ahah, ja nii võib ka olla. Just. Ja kas sa võiksid öelda, mis võib-olla olid niisugused suurimad taipamised, läbimurded, ahaa-momendid, mis sul tulid? Sul oli siin päris põnevaid seikluseid, igasuguseid. Ma tahaks nagu kõigepealt võib-olla seda öelda, et ma nagu ei mõelnud, et neid meeli on nii palju, need aistmised ja maitsmised ja kuulmised ja nägemised, et see kindlasti nagu avardas neid nii-öelda variante, kuidas avastada ennast ja teisi. Aga mis mu suurim taipamine oli, suurim taipamine oli ikkagi see, et mulle see väga meeldib. Et ma teen seda edasi, et ma tunnen ennast mõnusalt, kui ma tegelen nende teemadega. Ja, et see võibki olla osa su eluülesannetest, ma usun. Võib juhtuda küll nii. Ja, just. Ja kuidas nüüd sinu jaoks grupi coaching oli, et meil oli siin palju variante eri versioonides katsetasime, et kas see oli sinu jaoks rikastav kogemus? Ja oli ikka huvitav oli ka kuulata, et mis teistel oli juhtunud. Ja et jah, et just see, et enne sa saad nagu omas tempos kõik need videod läbi vaadata ja et siis hiljem nagu esitada küsimusi, et see versioon mulle väga meeldis. Et valid ise aja ja koha, et millal materjalid läbi töötada, et ette valmistuda. Ja kuidas oli koostöö Kristaliga? Väga okei, ma arvan, ei tule nagu midagi sellist pähe, et see ei meeldinud, et sa oled väga avatud, energiline, rõõmsameelne, teotahteline, et selline nagu suur ja väge täis teerull, et väga hea, aitäh sulle. Väga lahke sinust. Väga hea. Ja kuidas sinul see just, kui sa mõtled nüüd, et kellele soovitada seda programmi, et kellele see sobiks, mis sa arvad? Ma ei tea, mulle esimesena tuli nagu selline tunne, et mina soovitaks seda programmi just nendele uskumatutele, et kes nagu üldse ei usu ja nagu ei taha kuulda ega näha, et siis minu arvates need on siuksed nagu väiksed sammud, mis on nagu nii lihtsad, aga samas panevad sind nagu imedesse uskuma, et mina soovitaks seda uskumatutele. Väga lahe. Siuke päris hea katsumus. Ja kuidas sinu jaoks oli väärtuse ja selle, mis sa said suhe omavahel, kuidas sulle tundus? No ma ei mõelnud sellele kordagi, et kas ma nüüd saan nii palju või et ilmselt see sisu mind nagu väga huvitas. Et jah, et ma tahtsin nagu igal juhul panustada ja kui ma ise annan nagu endast kõik, et siis ma arvan, ei saagi seda küsimust tekkida, et kas ma ka sain, sest ma ise andsin ja siis ilmselt see panigi selle külluse ratta tööle. Väga hea. Ja nüüd, mis sa veel ütleksid, kui
keegi võib-olla satub selle info otsa, et miks võib-olla oleks ikkagi vaja selliste asjadega tegeleda ja miks võib-olla just see programm oleks siis niisugune sobiv formaat või konteiner? No tegeleda võiks jah, siis selles mõttes, et kui sulle tundub, et nagu elu on nagu Jumala poolt antud, et nii nagu ta on, eks ju, et siis sa saad võib-olla nagu teada, et sul on ka oma vägi selles, et sa saad tegelikult kõik asjad panna juhtuma, mida sa soovid. Et see on nagu selline enda väega kokku saamine. Ja siis minu enda jaoks on näiteks need 4 nädala need kingitused, jah, need harjutuste lehed, eks ju. Et need on tõesti asjad, millega ma tahan nagu veel edasi teha, et need on nagu kingitused kogu eluks, eks ju, et see mulle väga meeldisid need harjutuste lehed, kuidas olid kokku pandud. Väga hea. Ja mulle väga meeldis, mis sa praegu siin mainisid just, et sinu kingitus, sinu olemus, et sa oled Jumala poolt kokku pandud, aga et sul on ka see oma osa, see oma vägi, et sa peaksid seda või võiksid seda kasutada. Ja siin ma usun, me kõik saime erinevaid siis lugusid ja kogemusi, kuidas seda väge veelgi võimsamalt ja väekamalt kasutada. Ja mul on nii hea meel, et sa said ka osaleda, et suur aitäh sulle sinu panuse eest. Ja aitäh. Väga tore. Aloha. Aloha. Nii, aloha, armas Kätlin ja tere tulemast. Kes sina meil oled ja mis oli sinu põhjus, miks sa liitusid selle energiakursusega? Aloha, mina olen Kätlin. Päriselus ma töötan tegelikult pangas, ehk siis ei mitte midagi seotud energiatööga ega vaimsete võimetega, aga ma olen sellisel enda võimete arenemise teel olnud viimased 2 aastat ja ma üldsegi ei otsinud sellist kursust, pigem see kursus leidis minu läbi Facebooki. Ja mul on väga hea meel, et see kursus mind leidis. Just, meil ka. Ja mis olid sinu niisugused suured taipamised või läbimurded? No esiteks ma sain väga palju uut infot, millest ma varem üldse ei olnud kuulnud. Näiteks sisemise naise ja sisemise mehe kohta. Et sellist infot ma ei ole varem kuulnud, see oli minu jaoks väga huvitav ja midagi väga uut. Ja ma sain ka aru, et ma olen ka selline meesnaine, et ma teen ikka kõike ise ja ise kogu aeg, kui keegi pakub abi, siis ma ütlen, ei pole vaja, ma saan ise. Aga nüüd ma ikka annan sisemisele mehele ka natuke ülesanded, et paneks logistikat ja tehnikat ja nii et annan talle ka tööd ikka. Et ei kõiguta töötutena jalgu, et saavad ikkagi ka võtta aidata siin. Ja, saavad toimetada. Just, väga lahe. Ja sisemise pere kaasamine oma ellu, see on energiatöös üks väga hea tööriistakast, mis igal hetkel aitab sind kordi edasi. Nii et see on väga tore, et sa selle väga tõsiselt töösse oled pannud. Ja nüüd, kui sina vaatad tagasi sellele formaadile, et kuidas sinu jaoks see formaat toimis, et siin Facebooki grupp ja siis harjutused ja live-kõned. Kas keegi mäletab? Et mulle väga meeldis Facebooki grupp, et kus oli näha ka teiste kogemusi, et me oleme kõik nii erinevad tegelikult. Ja samas meil on kõigil ikkagi need kanalid niivõrd lahti. Et see, kuidas me kõik oleme nagu jõudnud sinna, kuidas me areneme, seda on nii lahe näha. Ja samas ka need videod, kus kuuleb erinevaid kogemusi, et siis sealt saab ka midagi endale niimoodi kõrva taha panna. Et ei ole lihtsalt, et ainult kuuleb, mida teised räägivad, vaid sa saad ka ise mingit infot juurde. Et keegi tegi niimoodi, siis mõtled, okei, võib-olla proovin ka järgmine kord. Just. Et see grupi coaching oli ka väga rikastav sinu jaoks? Ja ikka, et nii palju infot sai tegelikult veel juurde lisaks sellele Facebooki grupile. Just. Ja kuidas töö Kristeliga sinu jaoks oli?
Väga tore. Mulle väga meeldis, et sa jagasid ka enda elust kõiki neid kogemusi, kõiki neid näiteid ja taipamisi ja üldse, kuidas sa nagu jõudsid selleni, et kus sa praegult oled, et see on nii huvitav teise inimese kogemust niimoodi tunda ja samas ka väga inspireeriv, et kuhu on võimalik jõuda, kui sa niimoodi endaga toimetad. Nii et väga tore. Just. Ja sinul oli ka väga põnev eksami kogemus, et kas sa tahad mõne sõnaga selle kohta ka öelda midagi? Ja see eksam, mul on siiamaani nagu natuke selline uskumatu nagu tunne, et kuidas nagu üldse võimalik oli, et siiamaani ma ikkagi olen niimoodi kahelnud endas, et ei tea, et kas see info ikka on õige, mis ma saan või mida ma näen, aga pärast, kui Aive kinnitas neid asju, et see info tõesti oli õige, siis see oli lihtsalt nagu vau, nagu kuidas. Ja ma sain ise ka aru, kui palju ma viimase 2 aasta jooksul olen arenenud ja kui palju ma tegelikult olen arenenud selle 1 kuuga, mis meil see kursus on kestnud. Et see on meeletu areng edasi tegelikult. Et see oli jah, väga äge kogemus. Väga lahe. Ja kellele sina soovitaksid sellist programmi? Ma soovitaks kõigile, kes soovivad edasi areneda, saada uusi kogemusi, uusi teadmisi, võib-olla teha midagi täiesti teistsugust. Samamoodi näiteks inimesed, kes ei ole kuulnud sisemisest perest midagi. Et väga palju saab uut infot ja see on selline natukene ikka lükkab sind sellest mugavustsoonist välja, et need julgusharjutused ja et sa saad nagu aru, kui palju tegelikult sa ise hoiad ennast tagasi, kuidas meie mõtted hoiavad meid tagasi, et kui sa tõesti lähed ja teed selle harjutuse ära, siis sa näed, et tegelikult see on võimalik ja midagi ei juhtunudki. Et meie hirmud hoiavad meid nii palju tagasi. Et see lükkab sind lihtsalt välja sellest mugavustsoonist. Just, väga hea. Ja kuidas sinu jaoks oli väärtus, mis sa said ja väärtus, mis sa siis vastu võtsid ja ise andsid, kuidas see suhe sinu jaoks oli? No see kursuse väärtus ja kogu see lisamaterjal on ikkagi rohkem väärt kui see, mida me maksime. Et see on ikka mitu korda rohkem, et kõik need materjalid, videod, meditatsioonid, kogemused, et seda on nii palju ja see on nii kasulik tegelikult, et jah, rahalises vääringus niimoodi väga raske panna mingit numbrit sellele, aga jah, tõesti väga palju nagu infot ja kogemust, nii et kõik oli väga lahe. Ja aitäh sulle. Kas sul on lõpetuseks veel midagi, mida ma ei küsinud ja mis ikka südamel pakitseb, et selle ma pean ka ära ütlema? Ma lihtsalt loodan, et me jääme ikkagi selle perekonnaga niimoodi edasi suhtlema, Messengeri teel või kes soovib mingeid kõnesid teha Zoomis, Facebookis, kus iganes. Sest tegelikult ega minul ka ei ole väga palju inimesi, kellega sellistel teemadel üldse rääkida, sellepärast, et kõik vaatavad, et ma olen natuke selline kui ma hakkan sellistest teemadest rääkima. Isegi mu oma perekond ka natukene pööritab silmi. Nii et see on nagu nii tore, et on selline grupp inimesi, kes on sinuga samal lainel, et sa võid nendest asjadest rääkida, et sa ei pea midagi nagu tagasi hoidma, keegi ei vaata sind kuidagi imelikult. Just, et on olemas sarnaselt mõtlevaid inimesi, selline grupp on ju, kes toetab. Väga hea. Suur aitäh sulle, armas Kätlin, oli väga tore sinuga koos seigelda, et suurepärane, et said toimetada meiega koos. Ja, aitäh sulle ka. Ja mahalo. Mahalo. Nii, tere tulemast, Lea. Sina oled siin meil ka üks selline reliikvia, kes on käinud hästi palju erinevaid kursuseid, koolitusi läbi. Ja miks sa valisid just selle kursuse koolituse ja millega sina tegeled? Et nii huvitav on ka teada, et mis sorti inimesed sellistest kursustest või sellisest kursusest huvitatud on? Mina olen raamatupidaja
ja ma olen seda kursust sealt mitu aastat oodanud tegelikult, kui sa mäletad. Ja sina oled ka siuke aktivaator, me mingi väikse versiooni tegime sellest, aga nüüd tuli ikka päris korralik välja. Ja ütleks, et on veel kust edasi minna, et täpselt nagu see numeroloogia ja kõik muu, kust ma peaks veel edasi minema. Aga seda oli vaja. Mis sinu siuksed suurimad taipamised, ahaa-momendid olid? No sisemist peret tehes, siis nad juba olid olemas, eks, et see sisemine pere oli mulle päris tuttav. Ja no ma üldiselt kutsun neid ikkagi rohkem appi ka hommikul näiteks asud tööle, tead, et tuleb väga raske päev. Siis ma olen just kutsunud ette appi selle sisemise pere, et laps teeks selle lõbusaks, et naine oleks loov ja mees võtaks kõik need organiseerimised ja süsteemid enda peale. Ja need päevad on palju kergemini läinud, et see on uskumatu, aga ta läheb nii. Ja just tead, et tegelikult peaks seda iga päev kasutama, aga ma olen seda kasutanud ainult, kui ma tean ette, et need on siuksed keerulised päevad. Ja väga hea soovitus ja täiesti toimib, et mina ei kujuta oma elu ette ilma sisemise pere kaasamiseta, et see oleks nii igav ja täiesti, ma ei tea, siis oleks ikka tõesti künnihobune astmes 1 000 000. Nii et tõesti hea kraamis töösse panna. Ja nüüd sina oled proovinud läbi väga palju erinevate formaatidega minu koolitusi, nii live kui online, ja see oli sinu jaoks uudne kogemus sellisel kujul, et kuidas see formaat sinu jaoks toimis või ei toiminud? Toimis, sellepärast, et passiivsed kursused mulle ei sobi. Siis sa lükkad neid lihtsalt igasugustel ettekäänetel edasi, vähemalt mina teen seda, et küll ma jõuan. Aga kui ta on siuke aktiivne kursus, siis väga vahva ja väga vahva on seda just grupis lugeda. Vaatad, kui hästi teistel läheb. Imestad, kui kaugele nad on jõudnud. Ja ei, see ainult innustab ja siis vaatadki, et tuleb ikka iseennast ka kätte võtta. Et mitte jääda edasi lükkama. Aga mis mind üllatas veel, oli see taotluste tegemine. Et iga hommikut alusta taotlusega juba. Et see oli minu jaoks siuke, et see annab siukse tugevama poweri päevaks ja kui õhtul vaatad sellele päevale tagasi, siis ta tõesti kehtib. Et loob sellise energeetilise konteineri ümber. Jah. Ja kuidas sinu jaoks grupi coaching toimis? Väga lahe. Et ma räägin, et kõik need üldse grupp ja kõik, kes siia kokku on tulnud, et nagu väga sarnased on need inimesed, et nagu jah, oma pere ja kõik siuke nagu tunneks juba ammu. Ja, kes teab, mingis elus me võib-olla olimegi perekond. Et kes teab. Ja kuidas sinu jaoks Kristeliga koostöö toimis? Väga hästi, nagu alati. Et kõik on nagu tuttav, et sõidaks nagu tuttavad teed kaudu. Aga on ju nii. Mis sa selle tuttaval nagu mõtled täpsemalt? No, Kristeliga on alati lõbus, kindla peale minek, alati on üllatusi. Ja alati sa saad seda, mida sa ise vastu panustad. See on täpselt tulemus on see. Kui teed ise tööd, siis on sul ka tulemusi. Ja väga positiivseid. Aga kui ise ei teeks midagi, no siis ei oleks. Ja kuidas sinu jaoks oli väärtuse ja see, mis vastu võtsid, siis vahe, et see, mis sa said ja see, mis sa andsid, kuidas sinu jaoks tundus? No ise ma tunnen, et ma oleks pidanud veel rohkem tegelikult andma. Et ma ei vabanda siin välja oma tööde või asjade või igal ühel on oma elu, eks. Lihtsalt ma tean, et teinekord ma teen neid konteinereid ja taotlusi kindlamalt ja panustan natukene rohkem.
just selles suunas, et mida aktiivsem oled, seda rohkem sa tagasi saad. Ja kuidas see kursuse väärtus sinu jaoks olid see, mis sina välja maksid ja see, mis sa vastu said? No väärtus on ju ikka suurem ja väärtus on see, kuidas sina sellega töösse paned. Kui sa selle kõik töösse paned, siis ta on ju hindamatu. Et siit ju on ainult edasi, ega siit tagasi ei ole ju mitte midagi, et nagu me ütleme, õpime ikka iga päev. Jah, et kui osaleja sellega töösse paneb, siis seal on see põhikulavara. Ja siis nad on ju kõik hindamatud, et võtta üks või teine, kõik need kursused, mis me tegelikult oleme läbi teinud, et mida rohkem sa seda igapäevaelus praktiseerid, seda rohkem on seda kasu. Ja siin on ka fun, aga ma tegelikult tahaksin natukene sügavuti veel rohkem minna, et midagi veel edasi paluks. Ja, kuidas sinu jaoks eksam oli? Väga lahe. Esiteks järjekordselt väga vahvad inimesed, kellega kokku mind pandi siuke super kogemus. Ja siuke, tegelikult milles on jälle asi, et ikka ennast tuleb rohkem usaldada. Me kõik peame ennast rohkem usaldama. Et algul mõtled küll, et see ei saa ju võimalik olla. Aga ei tohi mõistusesse minna, et sa pead seda, mida tunned, sa pead seda ütlema. Et kui sa hakkad juba mõistuse tasandil võtma, siis paned rappa. Just. Et usaldada rohkem ka sisemist naist ja sisemist juhatust ja energiat ja tööd. Just. Ja kuidas nüüd, kellele sina seda programmi soovitaksid? Kõigile, kes vähegi on sellele teele üldse läinud, et iseennast arendada, on ta väga hea, kes teavad, et saavad aru, et tagasiteed ei ole, et on ainult edasi minna. Siis on see meie igapäevane elu. Ja seda on vaja kõigile. Tahame me seda või mitte. Et tuleb teha. Ja, et selles suhtes võib silma kinni panna, aga see ikkagi on väga oluline osa meie eludest. Ja kui me juba ärkama hakkame ja sellel teel oleme, siis me ei saa ilma selleta. Varem või hiljem me jõuame siia kõik otsapidi välja. Ühed varem, teised hiljem. Just. Ja mis sul veel lõpetuseks öelda on? Väga super kogemus oli. Väga lahe ja mõnes mõttes kahjut otsa saab. Et peaks midagi edasi vaatama. Väga hea. Ja said heas mõttes energiasuled said nii-öelda tolmust puhtaks raputatud, nii et nüüd valmis järgmise sammu astuma. Just nimelt. Just, väga lahe. Suur aitäh sulle, armas Lea, ja sina oled ka meie üks siuke hea ankrutest, et siin Aive, Jana ja Lea, et te olete siuksed pikemad aja siuksed ankrud mul olnud, et suur aitäh ja jätka ikka samas vaimus ja loodetavasti kõik energiad nüüd aitavad su elu veel lihtsamaks teha. Nii et aitäh sulle, armas Lea. Aitäh sulle ja aitäh teistele grupiliikmetele ka. Just. Nii.